Tere! Mina olen Juhan Koppel, Rakett69 teadustoimetaja ja näitan teile, kuidas juhtida peeglite abil valguskiir läbi labürindi. Siin laual on võistlusala minimudel ning see on just selleks, et demonstreerida ülesande efekti. Valguskiire suunamiseks on kasutada 4 peeglit ning tegelikult ei ole siin ülesandes palju keerulist. Kui asetada peegel valguskiire ette, hakkab see valguskiirt ära peegeldama ning see seaduspära on äärmiselt lihtne. Valguskiire langemisnurk on peegli pinna normaali suhtes sama, mis valguse peegeldumisnurk. Ehk siis sõltuvalt sellest, mis nurga all see peegel on, lahkub ka see valgus siit peeglilt. Ja seda väga lihtsat põhimõtet kasutades saame juhtida valguskiire läbi labürindi. Kuid kui me hakkaksime niisama võistlusplatsil peeglitega ringi jooksma, siis saaks aeg võib-olla otsa enne, kui me tulemuse saavutame. Seda seepärast, et antud ülesandes on oluline teha hea plaan, mille järgi hiljem tegutseda. Võime näiteks valguse juhtida siia alla, läbi peeglite siia ette, siit peegeldada uuesti kaamera poole ning siis andurile või tulla ka siit ülevalt poolt. Silmas peab alati pidama seda, et meil on kasutada 4 peeglit ja kui kasutada rohkemaid peegeldusi kui 4, siis ei jätku meil lihtsalt ülesande lahendamiseks vahendeid. Proovime näiteks siit ülemist teed pidi peeglitega tulla. Asetame paika esimese peegli, mis suunab valguskiire takistusest ülespoole eemale. Teise peegliga suuname valguskiire 2 takistuse vahelt sensori juurde ning viimaks tuleb meil teha veel üks väike peegeldus selleks, et valguskiir jõuaks edukalt õigesse kohta. Kuid on võimalik ka natukene täpsemalt peegleid reguleerides leida siin võistlusalal üks koht, kus on võimalik asetada peeglid sedasi, et laserkiir läheb täpselt takistuste vahelt ning vaid 2 peegelduse abil juhatatakse see detektorini. Ja täpselt nii lihtne ongi juhtida valguskiirt läbi labürindi.